Hei kutid, vaadake, lilla lennuki mootor suitseb siin rannikul. See tähendab, et Huntrixi lennuk kukkus otse sinna veekogusse. Nii et ma toon oma GN magneti, et visata see otse vette ja alustada magnetpüüki. Alustame siis. Oh jah, kutid, vaadake, ma tunnen midagi. Jah, midagi oli tunda mu köie küljes. See tähendab, et mul on midagi magneti küljes. Vaatame, mis see on. See on väga raske leid, kutid. Vaadake, see tuleb veest välja. Täitsa hull. Mis see on? Jälle mingi lilla asi. Oh issand, me saime selle veest kätte. Mis? Oh issand. Siia on kirjutatud Huntrix. See on hullumeelne. Aga mis see on? See näeb välja nagu lennuki osa, võib-olla tiib või midagi sellist. Aga siin on kirjas Huntrix. Nii et mul oli õigus, et päris Huntrixi lennuk kukkus otse sinna veekogusse. See paistab tõsi olevat. See veekogu tundub kõhe ja ohtlik, aga nüüd olen ma huvitatud. Kui me juba leidsime siit lennuki mootori ja tiiva, siis see tähendab, et lennuk hävis täielikult. Nii et minu lemmikbänd K-pop Demon Hunters, ma mõtlen Huntrix, on surnud. Või võib-olla mitte. Võib-olla saan ma ikkagi kasutada oma GN-magnetit, et proovida neid päästa, leida rohkem mihjeid. Nii et jätkame magnetpüüki edasi. Okei, see on suurepärane. Tühi. Aga nüüd. Jah, köis on pingul. See tähendab, et meil on midagi. Ja me toome selle asja veest välja. Vaata neid mulle. See tähendab, et leid tuleb nii suur. Tõmbame selle välja. Ma isegi näen, et midagi tuleb veest välja. See on midagi valget või mis see on? Oota. Oh issand, kutid, mis see on? See on midagi valget ja lillat. Ja see näeb välja nagu... Ei, kutid. See näeb välja nagu rumi pea. Oh issand, ei ole võimalik. Me saime selle asja magneti külge. See tähendab, K-pop Demon Huntersi ruumi on surnud. Oota, ei. Kuidas see saaks magneti külge jääda? Pead ei ole metallist ega magnetilised. Kas see on päris pea või mis? Ei, ilmselgelt ei ole. See on mingi plastist mannekeen või midagi sellist. Võib-olla on see mingi uus K-pop Demon Huntersi kaup Huntrixilt. Ma olen uue Brawling Plane'i kaubaomanik. Polly Plane. Oh ei. Meil on ikka veel huvi. Kas Huntrix on elus või mitte? Oh issand, see on hullumeelne. Aga igatahes, vaata, me leidsime palju tõendeid, et see olukord on päris. Nii et see koht ei ole nii turvaline kui paistab. See koht on õudne ja imelik. See on tegelikult Huntrixi lennuki allakukkumiskoht. Nii et viskame magnetit edasi, et näha, mida veel me sellest järvest kätte saame. Aga nüüd on mul kahtlused. Kas see on ikka päris või on see kuidagi võlts? Ma pole kindel. Nii et me peame kindlasti magnetpüüki jätkama ja ma tunnen midagi. Me peame rohkem vihjeid saama. Kus on Huntrix? Kus on piloot? Mis on juhtunud? Mis oli lennuõnnetuse põhjus? Ja kuulge, ma tunnen midagi. Me hakkame kohe veel midagi veest välja tõmbama. See on jälle midagi lillat, kutid. Vaadake. Oodake, mis see on? See on mingi teekann või mis? Aga kui see on teekann, siis miks siin on juhtmed? Juhtmed? Ja see on lilla. Ja vaata, siin on kirjas K-pop. See ei ole teekann. See on lennusalvesti. Jah, K-pop Demon Huntersi lennusalvesti. Sellepärast ongi juhtmed. See tähendab veel üht seost. Me saame välja selgitada, kes on süüdi K-pop Demon Huntersi lennuõnnetuses. Aga kõigepealt jätkame magnetpüügiga ja kogume rohkem vihjeid, et lõpuks kogu pilt kokku saada. Aga kuulge, kui te ikka veel seda videot vaatate, siis ärge unustage kohe tellida ja pärast seda, kui teile meeldib, näitan ma teile selle lennusalvesti sisu. Nii et me pöördume lennusalvesti juurde tagasi selle video lõpus, aga nüüd jätkame magnetpüügiga. Vaatame, mida veel sellest veekogust kätte saame. Kus toimus lennuõnnetus?
ja kuidas see tegelikult on seotud K-pop Demon Huntersiga? Või oli see lihtsalt lõbus lennuk või olid Huntrixid selle pardal? Ma ei tea, aga nüüd tunnen ma kindlasti midagi oma käepidemel ja ma näen mullid, nii et me hakkame selle asja kätte saama ja vaatame, mis vee all on. Jah, me hakkame vaatama, mis vee all on. Kas sa nägid seda? Mis see on? Issand, see on hullumeelne, kutid. See on Huntrixi relv. Vaata, kui suur ja võimas see on. Aga ma ei mäleta, kas see on rumirelv või kelle oma? Jah, ma olen Huntrixi suur fänn, aga kui sa tead, kelle relv see on, siis kirjuta julgelt kommentaaridesse. Aga ma olen kindel, et see on ruumirelv, sest see on kõige võimsam, eks? Jah, kutid, aga kui me leidsime selle asja vee alt, siis see võib tähendada, et Huntrix oli lennukis. Nad olid pardal. Ja nüüd on nad vee all koos kogu lennukiga. Või mitte. Võib-olla on meil ikka veel võimalus neid päästa. Võib-olla on meil ikka veel võimalus leida Huntrix elusana. Võtame siis hiiglasliku magneti ja jätkame magnetpüüki. See koht on endiselt täis saladusi, mis on seotud lennuõnnetusega. Aga mina ja mu magnet oleme siin, et välja selgitada kõik asjad, mis vee all peidus on. Ja praegu jah, ma tõesti tunnen midagi. Mitte väga raske, midagi mitte väga suurt, aga kindlasti minu uurimise jaoks oluline. Vaatame, kas see asi on seotud Huntrixi või K-pop Demon Huntersiga, sest ma näen kummalisi mulle. Ja vaadake, kutid, midagi hirmutavat ja midagi kummalist tuleb veest välja. Issand, mis see on? Kas see on kolju? Ja kas see on lenduri müts? Issand, see on hullumeelne. See on lenduri müts ja see on lenduri pea, mis kukkus veest välja. Issand, kas see on tõsi? Nii et see polegi täielikult võlts. See ongi kõik tõsi. Ma olin Huntrixi piloot ja nüüd ma enam ei ole. Mida see tähendab? Ei. Kas see on siis tõsi? Kas see on päriselt, kutid? Ei. Nii et me jäime hiljaks. Huntrixi liikmed on surnud. Mis? Me leidsime nii palju asju. Me leidsime ikkagi nii palju asju, mis on seotud Huntrixi lennukiga. Ja nüüd saime teada, et selle lennuki piloot on samuti surnud. Me ei suutnud teda päästa. Ei, mul on kahju. Mul on kahju, Huntrixi piloot. Mul on kahju. Aga siiski, meil on veel mõned saladused. Kui me leidsime piloodi, siis kus olid Huntrixi liikmed? Ja kui toimus lennuõnnetus, mis oli selle lennuõnnetuse põhjus? Meil on veel üks väga oluline detail. See on digitaalne lennusalvesti. Ja me kuulame selle seadme sisu meie video lõpuosas, nii et jälgige edasi. Me saame teada, mida see kapten enne lennuõnnetust salvestas. Mis oli Huntrixi lennuki tegeliku lennuõnnetuse põhjus sellel kõhedal veekogul? Nii et praegu viskan oma magneti nii kaugele kui võimalik. Nii et mul on vaja väga tugevat last ja teie toetust oma laikidega, kutid. Teeme selle kohe ära. Jah, see oli hea vise, kas pole? Ma olen parim magnetiotsija kogu maailmas, nii et parem hakka tellijaks, kui sa pole seda veel teinud. Vaatame, kas minu uurimise jaoks on veel mõni vihje, sest ma olen nagu detektiiv. Ma olen suurim Huntrixi fänn ja ma kavatsen veel ühe leiu leida. Jah, minu leid on magneti küljes ja me hakkame selle asja kätte saama, aga me peame olema väga ettevaatlikud, muidu võime leiu kaotada. Aga kutid, ma tunnen seda, see tuleb välja. Issand, see on käepide, see on mõõk, see on Huntrixi mõõk. Issand, see on üks kõige tõhusamaid, üks Huntrixi kõige ohtlikumaid relvi. Nad kasutasid seda asja teemonite vastu võitlemiseks. Demonid?
Teemonid. Võib-olla olid teemonid lennuõnnetuse põhjuseks. Sellepärast me leidsime mõõga ja leidsime ka rumirelva. Nad kasutasid neid relvi pardal, et nende vastu võidelda. Nad võitlesid. Nad tapsid teemonid, eks? Nüüd saab kõik selgeks. Oli üks lend, tavaline lend, hip-hopi teemonikütt Huntrixi lennukiga, aga pardal olid nii teemonid kui ka Huntrix. Ja nad võitlesid otse Huntrixi lennuki pardal. Aga miks see alla kukkus? Võib-olla ründasid teemonid pilooti ja see oligi põhjuseks, miks lennuki üle kontroll kaotati ning nad kukkusid otse sellesse veekogusse. Võib-olla, võib-olla, võib-olla. Aga siiski, me leidsime piloodi, me ei leidnud Huntrixit ega ühtegi vihjet teemonite kohta. Nii et jätkame magneti loopimist. Ei! Vabandust, sellepärast kutid, aga mul on jälle midagi kinni. Kindlasti jah, ma tunnen midagi vee all. See võib olla veel üks nihje minu uurimise jaoks. Ja nüüd on aeg see magnetpüügileid võimalikult ettevaatlikult veest välja saada, kutid. Ja see asi tuleb välja. Midagi punast ja midagi sinist. Mis see asi on, kutid? Mis see on? Kas see on teemon? Issand, kas see on ikka veel ohtlik? Kas see on ikka nii õudne ohtlik? Issand, aga võib-olla, mis tal peas on? Issand, tule nüüd! Mis toimub? Tundub nagu oleks hiiglaslik nuga teemoni peas. Nii et, ja see pea tundub nagu oleks see ära lõigatud. See teemon näeb välja, nagu ta oleks alistatud. See on tegelikult tapetud teemon, eks? Nii et Huntrix võitis selle lennulahingu. Nad võitsid selle õhulahingu, nad tapsid kõik teemonid, eks? Aga sel juhul, miks ikkagi toimus lennuõnnetus? Teemonid kahjustasid mootorit. See, mida nad tegid, see, mida nad korda saatsid. Aga kutid, mul pole ikka veel mingit infot Huntrixi tüdrukute kohta. Meil on piloot, meil on teemon, kes on loodetavasti tapetud, aga Huntrixi kohta pole ikka veel ühtegi vihjet. Aga meil on lennusalvesti. Võib-olla saame sellest asjast midagi kätte. Võib-olla saame teada, kas Huntrix on veel elus või mitte. Läheme edasi, viskame edasi. Nii et teeme veel jalutuskäigu, eks? Jah, kutid, mulle meeldib magnetpüük. Mulle meeldib uurida selle piirkonna saladusi, sest see on kõhe ja kummaline. Ja mina olen Slaav, ainus inimene, kes saab teieni tuua palju magnetpüügi sisu. Kui sulle ka see meeldib, siis telli julgelt kohe. Ja seekord on meil jälle üks raske leid. Jah, kutid, see on üsna raske ja huvitav ja meil tuli palju mulle. Vaatame siis, mis me seekord saime. Issand, mis see asi on? Vau, ma tean, see on veel üks osa Huntrixi lennukist. Seda nimetatakse telikuks. Issand. Nii et piloot valmistus maandumiseks, eks? Aga teate, kutid, maandumine vee peal on kõige raskem asi, kui sa lennukit juhid. See võibki olla õnnetuse põhjuseks. Võib-olla see piloot pole piisavalt pogenud. Aga igatahes, see on kindlasti lilla osa lilla Huntrixi lennukist. See on veel üks tükk meie vihjepuslest. Nii et nüüd võtame veel ühe leiu veest välja minu geenmagnetiga ja siis läheme üle digitaalsele lennusalvestile. Hakkame pihta. See magnetpüük on väga kummaline ja väga kahtlane, kutid. Me saime peaaegu kogu lennuki veest välja. Me saime palju asju, mis on seotud Huntrixiga, aga ei mingit riiet, ei päris juukseid, ainult mannegeeni asjad. Nii et ikka pole tõestatud, et Huntrix on surnud. Nad võivad ikka veel elus olla. Jah, see on veel üks saak, kindlasti. Ma tunnen, et mu magneti küljes on midagi. Olgem siis väga ettevaatlikud, et see kätte saada. Viimasena, aga mitte vähem tähtsana, toome selle veest välja. Ja kui see on... ma näen mingit hõbedast asja. Mis? See on kott või mis? Jumal. Ei, mingid köied tulevad veest välja. Pagan, midagi ererohelist ja mis? Vau, ja midagi lillat.
aga see lilla asi näeb välja nagu veel üks osa lennuki rusudest. aga mis see on? oota, siin on midagi punast. oh issand, see on seljapott, millel on mingid rihmad ja riided lehvivad tuules ja siin on kirjutatud Gino. oota, mis? Gino on teemon, aga nii palju kui mina tean, armastas Gino Rumit. ta on temaga suhtes. aga see ei ole seljatott. see on Gino Langelari. nii et Gino oli lennukis, aga ta hüppas välja oma langevarjuga. aga mis siis juhtus? nüüd on see väga-väga kummaline vihje. seal oli piloot, seal olid teemonid ja võib-olla olid lennukis Huntrix ja Gino. aga me peame pildi kokku panema ja selleks on meil vaja digitaalset lennusalvestit. ühendame selle ära. nii et kutid, ma olen ühendanud selle K-popi teemoniküttide lennusalvesti oma telefoniga. ja meil on K-popi lennuki musta kasti salvestis. nii et on aeg see käima panna ja välja selgitada, mis päriselus juhtus. kõik näitajad on korras, kõik tundub okei. nii et jah, me lendame. see on ilmselt kapten, kes räägib, keda me enne kuulsime, eks? Tundub, et me kukume. Oh jumal. Mootor, rattad. Hei! ta ütleb midagi, ta räägib midagi mootori rikkest. oh jumal, ta karjub. nii et kutid, toimus mootoririke ja ma arvan, et selle põhjustas teemon. kuulame edasi. Teemonid, nad on kõikjal sees. jah, ta ütleb midagi teemonite kohta, aga me ei tea ikka veel, kas Huntrix oli pardal või mitte. Oh issand, teemonid, teemonid. vaata, see on tüdruk, kes karjub. tüdruk karjub. see võib olla Rumi või Mira või Zoe. oo ei! näed, sa kuuled kakluse hääli, eks? jah, nad taklevad. Huntrix võitleb teemonite vastu. oh ei, kapten ütleb, et on täielik rike. Nad peavad maanduma veele. tere tüdrukud, kes see räägib? Huntrix. kas see on Gino? see on mees hääl, eks? mis järgmiseks saab? mul on langevari, hoia minust kinni ja tule välja. oh mu jumal, Gino võttis kõik tüdrukud Huntrixist ja päästis nad, hüpates langevast lennukist välja. oh mu jumaladu, mis edasi juhtus? aga mina, ma ei taha. see oli piloot koos teemonitega lennukis. aga me võime eeldada, et tüdrukud Huntrixist päästeti. Gino päästis nad. Vau, see on hullumeelne. mulle meeldib see. jah, lennuk on hävitatud. aga tänu Ginol päästis ta mitte ainult Rumi, vaid ka kogu Huntrixi bändi. nii et nüüd on minu uurimine lõpetatud. saime kõik vajalikku sellest digitaalsest lennusalvestist. ja ma loodan, et teile meeldis see ebatavaline magnetpüük. kui jah, siis ärge unustage tellida, kutid. ja muidugi kirjutage nii palju kommentaare, kui soovite. ja muidugi pange sellele videole like. minu nimi on Slaav, aitäh vaatamast, nägemist.